Meie koostööpartneri turul siis on pigem olukord selline, et lõpuks on ometi kedagi valida. Et häid töömehi on alati raske leida, see on ju põhinali ehituses. Aga mida ma alati soovitan oma headele koostööpartneritele, nendel, kes võiksid olla meie koostööpartnerid, valige kellega teete, aga et mitte sattuda siis nende otsa, kes ei ole nii usaldusväärsed. Et tuleb teha headele töövõtjatele koostööd. Ja me oleme hästi head partnerid, me maksame õigeaegselt, mõnikord veel isegi natukene varem, kui keegi on väga hädas. Ja seda ikka juhtub. Ja ma alati soovitan, tehke meile rohkem ja meie koostöö sujub. Mida selles meie koostööpartnerite või vahest halduvõtjate sektoris, mida ma loodan, et sellega juhtub, on see, et rohkem investeeritakse ka insener-tehnilisse personali. Et tegelikult on ka seksikas olla väga tubli halduvõtu ettevõtte töödejuhataja või projektijuht. Et see ei ole nagu kuidagi moodi halvem amet ja läbi selle on see ettevõte stabiilsem, töö on organiseeritum, kõik on parem. Ja vahest ma käin ka ringi pusaga, et ehitus peab seksikas olema. Eks ju? Ja selles mõttes seksikas, et siin töötada, et ehitus ei ole lihtne sektor. Aga mõnikord on mul jäänud mulje, et noored tahavad kohe minna nagu peatöötu firmasse, et need on nagu uhked ja sildid on üleval, eks ju. Aga tegelikult see ei pea olema kõigi jaoks. Ja me tegelikult näeme päris mitmeid koostööpartnereid, kellel on väga-väga pädevad inimesed asju juhtimas. Nii-öelda töödejuhtidena, objektijuhtidena, projektijuhtidena ja nendel läheb kohe nagu teistest natuke paremini. Et see ei ole inimese, kes on sul hea organiseerimisvõimega ja ta hoiab sul kokku kulusid ja organiseerib töid paremini, mitte ta ei ole kulukoht. Et see vana mõtteviis, et inimene on kulukoht, et selle peaks nagu ära unustama ja siis läheb väga hästi. Kvaliteedist kinnipidamist saame meie aidata. Tuleb siis rohkem kontrollida üle, mida tehakse, kuidas tehakse ja selle saab teha väga palju eeltööd. Ja kui kui kvaliteedis tekivad probleemid, tähendab tegelikult oleme koostööd ja eeltööd teinud töövõtjaga vähe. Saame õppida, teeme rohkem. Sest niikuinii tuleb kvaliteedis siis korrektsioon teha ja see pole mingi probleem, kui kuskil läheb kellelgi kogemata midagi nihu, see on adekvaatne. Mina ei usu, et mitte ükski töömees kuskil tahab meelega midagi halvasti teha. Et see on ka oluline, seda ma ei usu. Ja võib ikka minna nagu midagi valesti, siis tuleb korrigeerida ja see on okei. Ideaalne koostööpartner meie jaoks on see, kes teeb ära selle, mida lubab ja selle ajaga, mis ta lubab ja ongi kõik. Ja kui tekivad, ütleme nii, väga tore on, kui tekivad mingid küsimused, siis tal on ka variandid, kuidas seda lahendada. Et tegelikult nendel on teadmine enda sektorist väga tugev. Meie kõik inimesed ei pruugigi selles positsioonis olla kõige targemad. Aga kui me üheskoos on juba valikud laual ja aitame valida, kas teha niimoodi või namoodi, siis see on kõige ägedam koostöö. Et kasutada ära nende igapäevast tarkust ka meie juhtimises. Me oma süsteemis ka hindame neid, nagu ma eelnevalt nalja tegin 5 tärni süsteemis, eks ju. Et selles mõttes, et proovime ka hoida seda, et kui kellegi on nagu probleeme, siis hinnatakse madalamalt, kui on väga hästi, siis hinnatakse kõrgemalt. Ja on ka pärast näha, kes seda hindas, et me saaks omavahel arutada, kas seal oli mingid objektipõhised teemad, mida siis ei saanud lahendada või tegelikult ei soovita. Et selline soovitus on ka väga oluline. Ega see midagi väga keerulist ei ole, seal on erinevad kriteeriumid, aeg, kvaliteet ja nii edasi. Ja siis sinna pannakse tärnid ja lõpuks saadakse 4,9 kokku äkki, kui hästi läheb. Mõnikord peaks andma elektrikutele ja viimistlejatele 6 palli, sest nendel on alati kõige vähem aega ja kõik eelnevad on aja ära raiskanud. Et see on tore nali, aga tegelikult on nagu tõsi ka. Et alguses hoida seda pinget peal, tempot peal, meil on suhtumine, et me hakkame jooksma esimesest päevast saadik, siis võib-olla lõpuks saame nagu sörkida, et mitte vastupidi. Et lõpuks sa ei suuda enam mingisugusest kiirusest kiiremini joosta. Kes on jooksnud, saab aru sellest. Ma usun, et kõik inimesed saavad sellest aru. Et eks ta nii on. Aga sellist väga nagu spetsiifilist valdkonda, kus nagu ikka on väga halvasti, no sellist ei ole. Et pigem nagu keskmine on selline stabiilne.
praegu just vaatasin süsteemist üle, et Onioni hinna on 5,0. Pole paha. 5-5. 5-5.